Tere! Täna räägin ma sulle 2013 aasta Audi S6-st, mis on meil siin siis väga maheda 4-liitrise topeltturbo V8 bensiinimootoriga. Aga enne kui me autost räägime, kõigepealt tahan tänada seda meest, kes selle võimaluse mulle tänaseks andis, hea sõber Silver, aitäh sulle. Ja Silveril muideks on ka oma hästi väike, hästi äge autopood, AutoQ, jätan lingi siia alla, kindlasti mine tšekka, mis tal pakkuda on. Nüüd aga auto juurde. S6, mis sa siis nii väga erilist oled, et mis on siis vahe A6-l, S6-l ja RS6-l? Noh, A6 ma arvan on mudel, mis väga palju tutvustamist ei vaja, aga S6 jällegi siin kõrval on hoopis teisest puust elukas, no ja RS on täiesti kosmos. Räägime korra mootoritest. A6 mootori valik tipneb ikkagi V6 mudeliga, on see V6 topeltturbo diisel või on see V6 TFSI, mis peaks tegelikult kandma nime KFSI, sest et seal on kompressorlaadur, mitte turbo. Aga need mudelid nendeks. Ja nende võimsused jäävad meil kõik ikkagi seal 200 esimesse poolde. See masin aga paugutab välja täiesti rõõmsat 309 kilovatti, 550 newtonmeetrit väändemomenti, mis on saadaval praktiliselt kogu pöörde vahemikus. Et jah, number iseenesest ei ole muljetavaldavalt suur, no ütleme röögatumalt suur, aga arvestades väändegraafiku iseloomu on seda väänet küll ja veel. RS mudel aga otse loomulikult on juba täiskosmos, selle mootor on juba üle 400 kilovatti, 700 newtonmeetrise väändemomendiga ja RS mudel on ka kohutavalt jäiga vedrustusega, kõik tema olemine, juhtimine on juba kiirusele orienteeritud. Et kui S6 me võime mõelda kui sportlikud A6, noh siis RS on pigem ikkagi sportauto, millega saab teha tavasõite. Jah, ta on universaalkerega, jah, sinna mahub kohver, koer kas või korraga, aga tegelikult on ta ikkagi selline juba nagu natukene üle võlli. See masin aga jääb maitsekalt tagasihoidlikuks, ta ei suurustle, ei liialda. Siin on väga vähe nagu aksessuaare, mis reedavad ära selle, et ta ei ole A6. Paljudele on see muidugi natukene nagu kriitika koht, aga lõviosale inimestest see just meeldibki. Et sa sõidad erilise võimsa ja mugava autoga, samal ajal sa ei jeputa. Sul ei ole nagu mingisugust naabrist paremat sündroomi. Igal fooril ei jää sinuga keegi tõmblema, keegi ei vahi järgi, sa sõidad oma normaalset sõitu. Samal ajal naudid selle masina dünaamikat. Dünaamika ametlikel andmetel on 4,6 sekundit 0-100-ni ja päris ausalt. Kuidas nad nii suure numbri sinna kirja said, mina arust käib see palju kiiremini. See aga selleks. Mis teeb selle S6 veel väga nagu omamoodi huvitavaks ja eriliseks on see, et sellel masinal on täiesti jabur tuuning potentsiaal. Kuna siin kasutatakse sisuliselt samad mootorid, mis on S8-l ja ka RS6-l, noh loomulikult ka S7 ja RS7. Need on kõik 4-liitrised topeltturbo V8-d. Ja S6-l on ta kõige tagasihoidlikumas formaadis, kõigest 309 kilovatti ja tõepoolest see on kõigest. Reaalses elus 3,5-400 kilovatti on pigem tavaline pilt, sest et neid leida nagu stokk seisukorras on tõeline haruldus. Sama kehtib ka selle auto kohta. Seda on ka natukene kaasa aidatud ja numbrid on juba seal 400 juures. Kellele jääb seda väheks, pange siia RS6 turbod, natukene korrasta turbode jahutussüsteemi, pigem isegi mitte korrasta, vaid natukene ütleme siis tugevda. Soovi korral võiks üle käia väljalaske, loomulikult korralik tarkvara mootorile ja käigukastile ja off you go. 500 kilovatti pole mitte mingi probleem ja see on ka, ütleme, mõistlik piir, kus maal tegelikult tasub lõpetada, sest et sealt maalt edasi juba hakkab kaotama selle auto igapäevasuutlikkus. Aga see jutt selleks jutuks. Vaatame korraga rahulikult väljast, milline see auto siis välja näeb, kui palju on siin siis neid erinevusi võrreldes A6 mudeliga. Noh,
ja ega siit ausalt öeldes väga midagi välja ei karju, et on vaid üksikud nüansid, mida vaid tõeline fänn suudab märgata. Suures plaanis on tegemist tavalise sedaaniga, mis on lihtsalt, no ütleme siis, hunt lambanahas, ega midagi muud super erilist selle masina välimuses ei olegi ja ma usun, et see nii peabki olema. Meie aga jätkame nüüd selle masina salongi poole peal ja vaatame, mis tunne selle tagasihoidliku elukaga sõita siis on. Ja jätkame nüüd selle proovisõidu poolega. Ma olen juba autos, ma juba sõidan, sest et selle masinaga sõitma alustamine on niivõrd naeruväärselt lihtne protseduur, et ma ei leia, et siin oleks midagi üldse eraldi võimalik välja tuua. Kui sul on auto lülitatud komfortseadesse, sõidad sa sellega nagu A6-ga. Nupust mootor käima, käigukang oma positsiooni ja läksime. Tegelikult on kõik naeruväärselt lihtne. Ja kui me sõidamegi selle autoga komfortrežiimis, siis see auto ongi täiesti tavaline normaalne auto. No, tõsi küll, ta on võib-olla pisut jäigem kui tüüpiline A6, aga ei üritada sul ka hambaid suust välja loksutada. Et kuna ta on ikkagi S6, siis ta ka nii-öelda tavaasendis ei luba sul ära unustada, mis klassi auto see tegelikult on. See suurepärane 4-liitrine topeltturbo V8, mis on loomulikult ka tuuningumeeste lemmik, on selle auto puhul paaritatud kokku täiesti imetabaselt toimiva S-Tronic käigukastiga. S-Tronic tõepoolest ei ole maailma kõige sujuvam käigukast, aga ta on kahtlemata kõige konkreetsem käigukast. Siin ei teki mitte mingisugust arvestatavat läbilibisemist, jõukadu, uimasust ega mingisugust sükest kummi venitamist. Mootorist tulev jõud kantakse ratastesse läbi rauast hammasrataste. Siin ei ole vahel mingisugust hüdromuffi, mingit väände muundamist, mitte midagi. Toores raud, konkreetne. Jah, Tiptronic on mugavam, aga see on täpsem. Ja see toimib, see päriselt toimib sellel autol. Ja ütleme, isegi linnasõidus ta ei ole nii vastik, kui sa arvata võiks. Tegelikult komfortseades on täiesti okei sellega sõita. Loomulikult komfortseade, nagu ma juba ütlesin, selles autos ei ole päris, nagu ütleme, A8 langi komfort. Ta on ikkagi sportlik. Aga kui sul on vaja seda ülimat pehmust, siis sa peadki selle A8 langi endale ostma. Siin on ikkagi see komfortseade mõeldud, ütleme siis, lihtsalt pikkadeks vahemaadeks või tavaliseks sõiduks. Aga sul ei lubata kordagi ära unustada, mis masinaga sa tegelikult sõidad. Ma sõitsin selle masinaga enne ka Pärnu kesklinnas ja ütlen ausalt, see oli nii igav, et ma kustutasin selle klipi ära, sest et seal ei olnud mitte midagi rääkida. Ma üritasin, aga ma saan selle lihtsalt 3 lausega kokku võtta. Suur, meeldiv, jõulise, aga rahuliku mootoriga auto. Muud midagi. Selline oli minu linnasõidu kogemus selle autoga. Praegu ma liigun juba linnast kõvasti väljapoole, ma otsin sõna otseses mõttes rahulikku kohta, kus sellele masinale siis natukene soola peale raputada, et ta vähe tigedamaks läheks. Ja mida on vaja selleks, et see masin tigedaks teha? Mis seal ikka? Teeme siis ära. Väga lihtne retsept on. Me ei peaks tegelikult selle jaoks ka seisma jäämagi, aga jääme. Lähme MMI juhtratta juurde oma näpuga, keerame ratast 2 korda, valime dünaamilise režiimi, aktiveerime selle ja lähme. Oi! Oot, see on teine jutt, Oi. See kiiruse piirang. See tuleb nii vastikult ruttu kätte, et lausa kahju on sellise autoga sõita, sest et ta ju tahab minna.
väike 4-ratta drift, pole probleemi. Ja samal ajal pole ka hirmu, sest et sul on 4 vedu, ehk siis sul on masin tegelikult väga hästi kontrolli all. Ja no see on täiesti lõpp, niisugune erinevus tuleb sisse komfort- ja dünaamilises režiimis. Kui ta on ausalt komfort seadas, ma isegi natuke pettusin selles autos, sest et väidetavalt, ma ei ole dünos käinud, ma ei tea, aga väidetavalt on selgel konkreetsel masinal mootorit järgi aidatud sellise maheda 400 kilovatise piiri peale. Ja komfort seades ma lihtsalt ei uskunud seda, sest et see oli täielik tomat. Aga nüüd hakkas see masin elama ja pagan, see on vihane. Ma saan aru, et mu kaamera pilt rapub, aga ma ei ole maailma kõige pehmemal ja sujuvamal teelõigul, sest et sa just nägid, mida mul oli tarvis teha, eks ju. Ja loomulikult ka, kui me aktiveerime dünaamikseade, siis auto läheb igast otsast täiesti sõgedaks. Muutub käigukasti töö, muutub mootori töö, muutub vedrustuse töö ja need kõik rutitakse umbes 11 peale. Aga seda häält. Tead sa, ma arvan, et seda häält ma lasen sul korra kuulata väljast ka. No võt sellise maheda tigeda häälega see masin siis ennast liigutab ja täiesti võluv ja paeluv kogemus on see. Loomulikult maailmas on olemas palju kiiremaidki autosid, aga küsimus ei ole alati selles 0, sekundite arvus, vaid selles feelingus, kuidas see jõud sulle antakse. Näiteks kui sa võtad mingisuguse AMG Mercedese, millel on ka tuumapommid kapoti all, mitte lihtsalt mingisugused soojusmootorid, siis nendega on see lugu, et vähegi lohakam gaasivajutus põhjustab lihtsalt rehvisuitsu pilve. Audi 4 veo puhul, see on ka võimalik, aga see on pigem siuksest mingisugusest veidrast teisest äärmusest. Ja praegu ma sõidan selle autoga nii-öelda valesti. Mul on sportrežiim sisse lülitatud, aga ma sõidan rahulikku sõitu. Ja kui nüüd vedrustuse jäikus välja arvata, siis see on täiesti perfektne. Sest nüüd on sellel autol olemas selline asi nagu gaasipedaali reaktsioon. Enne sõitsid, meenutas natukene C642. Jõuline, aga üldiselt rahulik. Et nagu tahab ise sõita küll, aga ei ole siukest nagu actionit seal sees tunda. Nüüd on aga... sellest võib sõltuvusse sattuda täiesti ausalt, ma ütlen sulle. See on lihtsalt, ta on nii elav, ta on nii toores, ta on nii vihane. Ja samal ajal üks nupuvajutus. Ta on pehme, sujuv. Võiks isegi öelda, et uimane. Õnneks aga sa ei pea leppima selle pehme uimase või kärts tigeda variandiga, sest et Audi on teinud sulle sõidurežiimi valikutesse ka individuaalsettingu. Ja selle settingu abil on sul võimalik seadistada rool, vedrustus, käigukast, mootor just nii, nagu sulle meeldib. Ehk et siis paneme näiteks vedrustuse komfortasendisse, aga mootori paneme tigedasse asendisse ja ongi olemas perfektne auto. Loomulikult igal autoreview'l peaks rääkima ka mingid praktilisi asju, et kui palju on pagasiruumi, kui palju on tagaistmel ruumi. Ma jätan sind nendest igavatest faktidest ilma ja võtan selle lihtsalt paari lausega kokku. Oma klassis, kus see masin on, ehk siis siuke premium keskklass, on tal väga head numbrid. Tagaistmel on ruumi kinnisilmi ja iga kell rohkem kui 5. seeria BMW-s. E-klassi Mercedesele jääb veidi alla. Aga kas sa päriselt hakkad omale ostma S6 sellepärast, et tema pagasnik on 563 liitrit, mitte aga 512?
tegelikult ka, no on ju. See on väga normaalne masin, millega igapäevaselt elada, mis aga samal ajal on suuteline pakkuma sulle siiski väga ägedaid emotsioone, samaaegselt nagu liigselt traumeerimata. See näiteks on minu jaoks RS-i probleem. Kahtlemata RS-i dünaamika ja sooritusvõime on, no ütleme nii, et see on midagi, mida lihtsalt peab kogema. Seda sõnadesse panna on täiesti võimatu. Minul on õnneks kogemus üsna mitmegi Audi RS mudeliga ja no, usu mind, ma tean, millest ma räägin, kui ma ütlen, et RS on midagi, mida lihtsalt peab proovima. Siis RS-i puhul jällegi kriitika pooleks jäigi see, et ta oli liiga üle võlli. Noh, ja RS-iga saab ka tööl käia ja koera saab pagasnikusse panna, aga ta on kuidagi liiga tige, liiga jäik või sükene, ta on ikka täiesti üle võlli. See võib olla väga hea asi, kui see on just see, mis sulle meeldib. Selle masina puhul ma naudin seda 2-1 olekut. Kui ma taga lihtsalt sõidan, käin tööl, poes, toidu järgi, viin lapsi lasteaeda, siis ongi ta normaalne, tavaline auto. Aga kui ma tahan natukene särtsu, siis on siin seda küllaga. Ja ma arvan, et täpselt selle noodi pealt me võimegi selle auto tutvustuse kokku võtta. Ja tänan sind selle eest, et leidsid aega, et see video läbi vaadata ja uusi ägedaid masinaid on tulemas üsna peagi juurde. Seniks kuniks aga aitäh sulle ja näeme peagi!